Tere tulemast Musta Kassitaro kanalile. Seekordne video on täiskuust. Täiskuu saabub meil 29. juuli kell 17.36 Tallinna aja järgi. Seekordne täiskuu tuleb veevalaja tähemärgis. See on aeg, mil õhus on vajadus isikliku vabaduse ja mässumeelsuse järele. Võite tunda soovi vabaneda vanadest piirangutest ja vaadata oma elu pikemas perspektiivis. See täiskuu võib tuua ootamatuid muutusi, välkeselgest taevast ja järske taipamisi. Vastused küsimustele saabuvad läbi äkilise selguse, mitte läbi kaalutletud otsuste. Praegu on sobiv aeg panna paberile kõik, mis takistab edasi liikumist ja need põhjused siis teadlikult vabaks lasta. Ma olen siia võtnud ka 10 kaarti ja vaatame, mida kaardid räägivad siis täiskuu üldistest energiatest. No esimese kaardina on tulnud välja sauade 4, see minu jaoks alati olnud biokaart, et me siis kogu selles virvarris, mida see täiskuu kaasa toob, ei unustaks ka pidutseda, elust rõõmu tunda, elu nautida. Edasi tuleb Mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas räägib lepingute sõlmimisest selles mõttes, et juriidiliselt oleks kõik õige. Tema on hea abimees kõikide lepingute puhul. On need siis mingid projektid, on need lepingud, on need mingid juriidilised küsimused, siis tema teab ja näeb seaduse järgi kõik ära, kõik need kitsaskohad, kui seal midagi on valesti, siis ta näeb, seda juhib tähelepanu sellele, ta ei lase mitte ühtegi lepingut läbi, mis on vigane või teile kahjulik. Edasi tuleb siit keiser. Keiser hoolitseb selle eest, et meil oleksid salved täis. See tähendab seda, et tema vaatab seda, et meil oleks pidevalt kõike, mida meil vaja eluks on. Et oleks katus pea kohal, tuba soe, riie seljas, kõht täis. Need on meie elu põhivajadused. Siis tuleb meil julgus, jõud. No eks meil ongi vaja jõudu, et selles muutuvas maailmas ellu jääda ja julgust. Vastu hakata siis, kui meile liiga tehakse. Edasi tuleb siit karikate 8. Karikate 8 räägib sellest, et me tunneme, et meil on elus midagi puudu, aga me täpselt ei tea, mis see on. Ja see kaart räägibki sellest, et kui te seda kohtate, siis te saate aru, mis see oli. Ma pigem arvan selle täiskuu valguses, et me täpselt aru ei saa, kus on need takistused, mis meid tagasi hoiavad. Et kus on need paelad, millega me oleme seotud nii, et me ei saa edasi liikuda, me ei saa nagu lennata. Et meil on mingid takistused, mingid pommid jalgade küljes, mis ei lase meil edasi liikuda. Siis alumises reas on meil poodu. Poodu kaart räägib sellest, et elule tuleks vaadata natuke teise nurga alt. See on see sama, et vaadata pikemat perspektiivi. Mis meile pikemas perspektiivis kasu võiks tuua? Et poodu kaart tegelikult minu jaoks tähendab ka elu üllatusi. Need ei ole ebameeldivad üllatused, see ei ole torn, mis elu maha lammutab kuskilt otsast ja siis hakkame uuesti seda ehitama, paremat muidugi kui oli enne. Et see poodu üllatus on pigem selline, mis kutsub meid teelt korraks kõrvale astuma. Sellelt rajalt, mida mööda me iga päev käime. Me tammume ju ühte ja sama, no vähemalt enamus meist. Käib ühte ja sama rada ikka tööle, koju, poodi, koju, tööle, poodi. Nädalavahetusel võib-olla siia-sinna või puhkepäevadel. Aga üldiselt meie trajektoor on kindel. Võib-olla mõned väljasõidud kusagile. Aga see poodukaart kutsub meid nagu välja astuma sellest ringist korraks.
See võib olla mingi telefonikõne, mis teid plaanijärgselt teelt korra kõrvale kutsub. See võib olla juhuslik kohtumine. No see võib olla selline hetk. See ei ole mitte midagi elu muutvat, see on lihtsalt selline hetk, mis paneb meid korraks välja astuma sellest oravarattast, kus me igapäevaselt tiirutame. Edasi tuleb siit sauade 5. Sauade 5 ütleb seda, et hoidke oma ego kontrolli all ja ärge laskuge nendesse vaidlustesse. Eemalduge olukorrast, kui see on võimalik. Kui ei ole võimalik ja te olete kaasatud mingisugusesse, ma ei ütle, et see on konflikt, aga pigem vaidlus, siis hoidke madalat profiili. Ärge sekkuge sellesse. Nii on enda tervisele kasulikum. Et ega siis meie, kuidas ma siis ütlen, kui me vihastame ja ennast välja elame, ega see pole hea. See pole meie tervisele ka hea. Närvirakud ei pidavat taastuma. Edasi tuleb mõõkade 4. Mõõkade 4 räägib puhkamisest. See on seesama, et astuge välja. Kui on võimalik, astuge välja situatsioonist, eemalduge sellest, minge puhake. Kusagil puhake närve, rahunege maha. Võtke puhkust just teadlikult. Et täna ma ei tee mitte midagi. Vot täna ma tõesti midagi ei tee. Võib-olla pesen nõud ära, võib-olla koristan seal natukene. Aga ülejäänud aja ma tegelen sellega, mis mulle meeldib. Võtan aja maha. Siis on meil siin sauade 6. Sauade 6 on võidupärja kaart minu jaoks. See on see, et oleme ise rahul sellega, mida me saavutanud oleme. Võib-olla ka teised inimesed märkavad meie tehtud tööd, hindavad seda. Võib-olla saame mingi tunnustuse, aga see polegi nii oluline. No tähendab, tunnustus muidugi on oluline, kui see, et meid märgatakse, on oluline. Loomulikult on see oluline, et meie tööd hinnatakse. Aga minu jaoks on olulisem see, et ma ise oleksin rahul sellega, mida ma teen. Ja ise võin endale kõõlale patsutada, et küll ma olen tubli olnud, ma olen selle ja sellega hakkama saanud, ma olen lillepeene ära rohinud. See on väga väikene asi, aga siiski silmale palju ilusam vaadata. Et see on jah, võidupärja kaart, tunnustuse kaart. Võib-olla tõesti töökaaslased märkavad hästi tehtud tööd, kellel on seal mingisugused organisatsioonid, kuhu ta kuulub, seal võib-olla märgatakse, edutatakse. Ma ei tea, tehakse midagi head on tulemas, midagi sellist, mis paneb silma särama. Ja siis on teil ka põhjust olla enda üle uhke, et viimane kaart on siin sauade kuninganna. Vot sauade kuninganna on väga, ta on sihikindel, eneseteadlik, särav, tark. Ta absoluutselt selline inimene, kes lihtsalt, ta teab, kes ta on, ta teab, kus ta on. Ta teab seda, mida ta teeb seda rõõmuga ja ta on selline karismaatiline, ta on selline inimene, kelle peale pilgud jäävad. Et neid inimesi pole palju võib-olla, kes lähevadki läbi elu särades niimoodi, et olenemata sellest, kui väsinud ta on, kui raske tal on, temal on ikka kuidagi see sisemine sära, mida ta ei saa varjata, et seda ikkagi nähakse. Ta võib täiesti tööroobades minna, ma ei tea, poodi, juuksed salkus ja korv käes, aga ikka inimesed teda vaatavad ja mitte sellepärast, et ta vilets välja näeb, vaid temas on see kuidagi see sära, et seal üldse vahet, mida ta teeb, kus ta on, kuidas ta välja näeb. Temas on see olemas, lihtsalt on olemas. Et talle järgi vaadatakse. No muidugi, kui keegi läheb kusagile mingite tööroobadega, mis on võib-olla seal värviplekke täis, siis on selge, et vaadatakse ka tema riideid, aga tegelikult vaadatakse ikkagi seda temas ära. See tõmbab kuidagi vaatama. On mõni inimene selline, kellele alati järgi vaadatakse. Ilmselt ka imetletakse. No selline ta nüüd on. Muidugi selle täiskuu teeb eriliseks see, et päike on hetkel lõvis. Et lõvi on ise selline särav ja ta on ju niivõrd uhke loom. No lõvi on fantastiline. Temale meeldib olla
mitte just võib-olla seal esiplaanil, eks, aga siiski ta kindlasti ei taha ka olla varjus. Tema teab, kes ta on, ta tunneb oma väärtust. Et natukene vastuoluline on see täiskuu, aga tehke siis seda, et 29/17/36 see täiskuu on siis see kõrghetk või see jah, millal ta siis täielikult täis on, aga see mõju kestab 2 päeva kindlasti veel. Nii enne tuleb see mõju kui ka peale. Et pange paberile kõik see, mida te näete, et teid tagasi hoiab ja millest te tahaksite vabaneda. Sellepärast, et me oleme praegu langevas kuus. Ja langevas kuus ehk kahanevas kuus on väga hea aeg vabaneda kõigest sellest. Nii oma mõtetes kui oma võib-olla ümbruses, kõigest sellest, millest te tahate lahti saada, mis teid takistab, mis ei lase edasi liikuda. Pange paberile kirja, põletage paber ära, saatke need minema, öelgegi, et lasen lahti kõigest sellest, mis mind takistab ega lase edasi liikuda ega areneda. Ja võtan rõõmuga vastu kõik selle, mis mind arendab, mis mind õpetab, edasi viib. Ja, et rõõmuga võtke vastu see, mida universumil on teile pakkuda. Ega universum ei saa toppida enam sinna juurde, kus juba on täis. Kui teie elu on täis asju, mis teid takistavad, siis universum ei saa sinna enam midagi juurde panna. Ennem tuleb vanast lahti saada. Ennem tuleb vabaks lasta. Me hoiame kinni oma mõtetega, oma mälestustega, võib-olla inimestest, kes meile kunagi haiget tegid. Me hoiame oma kodus asju, mis on meile nostalgilise tähtsusega, samas me neid ei kasuta. No ma ei tea, nostalgilise tähtsusega asju mina näiteks ei viska ära. Aga ma viskaks ära kõik oma katkised tassid ja teeks võib-olla riidekapis väikesed tuulutused, ühenduse. Ega seda kõike ei pea ju jõudma ühe päevaga. Ringi võib vaadata, vaadake oma nurgad üle. Vaadake üle seda, et ega teil ei ole mingeid hunnikuid tekkinud kuhugi riietest või asjadest. Energia tahab liikuda puhtas, vabas ruumis. Kui energia liigub, siis on ka universumil inglitel tulla lihtsam, et jah, vaadake nurgad üle, koristage oma nurgad ära. Koristage ära kõik hunnikud, mis on tekkinud. Need võivad olla ka mänguasja hunnikud, ükskõik mis teil on kogunenud. Et tegelen sellega hiljem. Vaat nüüd on see hiljem käes. Nüüd tuleks sellega tegeleda, et energia saaks vabalt liikuda ja teie ellu tuua seda, mida te tegelikult vajate. Et universumil kindlasti on teiega plaan. Meie kõigi elus on plaan, ise asi on see, kas me laseme sellel plaanil täide minna või juhtuda midagi. Kui me ei palu ingleid ei saa meid aidata, sest nendel on keelatud inimeste ellu sekkuda ilma palumata. Inimene ei saa tulla, nii ei saa ka inglid ega universum tulla suletud ustest läbi, ei saa. Kui teie ust ei ava, siis nad teie juurde tulla ei saa. Et avage uks ja laske see hea, mille te olete kuhjaga ära teeninud ja mida universum ja inglid teile anda soovivad. Laske see lihtsalt sisse, vabastades ruumi, et ta saaks tulla ja teie juures olla. Selline täiskuu tuli seekord. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmine kord.